Ja tere kolmandat korda täna. Siis kolmas teema tänases loengus on solvendi efektid. Ja jagame siis siit taas ka slaidi. Seni kogu kvantkeemia, mida me oleme käsitlenud, on käsitlenud tegelikult üksikmolekule. Võib-olla supermolekuli mõttes ka mingeid molekulipaare või väikesi kogumeid. Aga keemia, mida te ilmselt kõik ka laboris teete, toimub reeglina lahuses. Meil on üksikuid reaktsioone, mis toimuvad gaasifaasis. Meil on võib-olla üksikuid reaktsioone, mis toimuvad tahkes faasis. Suhteliselt palju on veel pinnal toimuvaid nähtusi. Aga kõige tavalisem keemia on teil ikkagi ju lahuses. On ta vesilahus, on ta mõni orgaaniline lahusti, aga tegemist on siis lahustes toimuvate protsessidega. Nii nagu me seni oleme kvantkeemiat siin õpetanud ja käsitlenud, seda nimetatakse enamasti siis gaasifaasiliseks arvutuseks või gaasifaasi arvutuseks. Mõeldud on ideaalgaasi, kus molekul ei interakteeru teiste molekulidega. Ja see on küll võib-olla, julge öelda, kas on kõige levinum, solvendi efekti päris palju arvutatakse tänapäeval, aga kindlasti kõige lihtsam, kõige tavalisem viis siis asjale läheneda. Nüüd, kui te tahate töötada võimalikult eksperimendile sarnases mudelis, siis tuleks nii või teisiti arvesse võtta ka lahustit ehk siis lahusti efekti või solvendi efekti. Ja selle peale on juba mõeldud aastakümneid tagasi, neid meetodeid on arendatud ja mingis mõttes mulle tundub, et see teema on ka mõnevõrra paika settinud, et ei ole nagu mingeid väga kardinaalseid arenguid siin viimastel aastatel või isegi võib-olla juba üle 10 aasta enam sellel teemal kuulnud. Aga sellele vaatamata see on asi, mida vahetevahel unustatakse või ei tehta piisavalt korralikult. Kuidas siis lahusti mõjutab meie molekuli, mida me arvutame, jagatakse enamasti siis kahte suurde kategooriasse, spetsiifiline ja mittespetsiifiline solvatatsioon. Spetsiifiline solvatatsioon on siis see, kui solvendi molekul tuleb konkreetselt meie uuritavale molekulile mingisse konkreetsesse kohta niimoodi juurde, et see vastastik mõju on ka molekulaarses mastaabis lokaalne. No kõige klassikalisem näide on siin kindlasti vesinikside, eks ju, solvendi molekul moodustab meie uuritava molekuliga vesiniksideme. See on kindlasti spetsiifiline solvatatsiooni juhtum. Anorgaanilises keemias on meil siin sageli tegemist kompleksühenditega, mis siis võivad olla või sisaldada solvendi molekule. Solvent võib osaleda keemilises reaktsioonis nii või teisiti ja võivad olla ka mitmesugused muud juhtumid, kus siis solvendi molekul on kirjeldatav nagu mingis konkreetses asukohas, mingi konkreetses suhtes meie molekuliga. Ja on siis mittespetsiifiline solvatatsioon, mille puhul me lihtsalt võime öelda, et kusagil meie molekuli ümber on solvent, aga mis asendis üks või teine solvendi molekul on, see siis nüüd nii ta sõltub, eks ju, et eri ajahetkedel tõenäoliselt, et solvendi molekulid on eri asendites, nad ei moodusta vesiniksidet või mingisugust konkreetse geomeetriaga kirjeldatavat asendit või kompleksi. Ja sellisel juhul me ei saa rääkida üksikute solvendi molekulide mõjust, vaid me saame rääkida siis keskmistatud mõjust ja enamasti seda käsitletakse elektrostaatilisena, ehk siis solvendi molekulid tekitavad mingi elektrivälja, mis siis on igal konkreetsel ajahetkel ja igal konkreetsel lahustunud aine molekulil natukene erinev, aga me saame selle siis kujutleda kui mingi keskmisena, keskmistatud väärtusena.
et selliselt siis defineeritakse mittespetsiifiline solvatatsioon. Tuleb rõhutada, et need ei ole teineteist välistavad. Meil on vägagi võimalik, et ühest samast protsessis on olulised mõlemad. Meil võib kusagil olla molekulis OH-rühm näiteks, mis moodustab vesiniksideme lahusti molekuliga veega näiteks, aga ülejäänud molekul on ju ka lahustiga kokkupuutes ja seal ei ole võimalik solvendimolekulide konkreetset asukohta fikseerida või määratleda, aga keskmitmatud mõju on olemas. Et tegelikult vähegi head mudelid väga sageli hõlmavad mõlemad spetsiifilist ja mittespetsiifilist mõju üheaegselt. Nüüd spetsiifilise solvatatsiooniga on selles mõttes lihtne, et seda saab teha meil juba varem räägitud supermolekuli lähenduses. Ehk siis me võtame oma solvendimolekuli, paneme ta siis kvantkeemilises mõttes supermolekuli või sellise ühtlase süsteemi ja arvutame neid molekule siis koos. Sõltub nüüd, kui paljud molekulid meie hinnangul on siis konkreetsetes asendites, et võib juhtuda, et need on rohkem kui üks ja on ka tehtud siin mudeleid, kus on mitukümmend või isegi mitusada solvendimolekuli siis kvantkeemilises supermolekulis koos. See ajab muidugi arvutusaja ülesse. Me just hiljuti rääkisime skaleerumisest siin enne 4., 5., 6., 7. Et siis tuleb meil tavaliselt arvutivõimduse lagi üsna kiiresti ette, kui me hakkame oma solvendimolekule iga ühte sinna meid huvitava molekuli ümber paigutama. On variant kasutada niimetatud perioodilisi rajatingimusi, ehk siis teha mingisuguse kristallivõre meie süsteemist, panna mingi mitukümmend või mitusada molekuli, siis nad korduvad mingisuguse maja tagant, samuti meie uuritav molekul. See on tahkekeha uurimise puhul väga levinud, aga võime ka sellise korrapärase lahusse ette kujutada. Ja minu teada isegi Gaussiani programmis on mingid võimalused selleks olemas, aga ma ei ole neid iiagi kasutanud. Ja kui praktiline see on, ei oska kommenteerida. Nüüd on selline lähenemine, mille korral siis solvendimolekule ei modelleerita mitte kvantkeemiliselt, vaid mingi lihtsama mudeliga. Molekulaarmehaanika paraku meil siin ainest käsitlemist ei ole leidnud, mul varasemalt oli peatükk, aga viimase suure kärpimisega 1 aastat 3 või 4 tagasi. See peatükk sattus nüüd ka kevadesse arvutuskeemia ainesse, et põhimõtteliselt need on siis tunduvalt lihtsamad kui kvantmehaanilised mudelid, ütleme väga lühidalt selliselt. Ja siis saab jagada keemiliselt huvipakkuvaks osaks ja siis mingist lihtsalt jällegi üldist tausta moodustavaks osaks ja selliseid meetodeid kokkuvõtvalt kasutatakse niisugust ühendit nagu QMM, Quantum Mechanics, Molecular Mechanics. Ja siin siis põhiline puudus sellisel asjal on, et kuna need on füüsikalistelt lähendustelt väga erinevad mudelid, siis nad saavad interakteeruda ainult elektrivälja kaudu. Me ei saa selliselt näiteks teha süsteemi, et me võib-olla ette ei tea, milline solvendimolekul vesiniksideme moodustab ja milline mitte. Siis me peame ikkagi kvantmehaaniliselt modelleerima vähemalt need molekulid, mis siis meile huvi pakuvad. Sellisel juhul on tehtud tuhandete, isegi võib-olla 10 000 solvendimolekulidega siis mudeleid, aga ja samuti perioodilisi järje- või rajatingimusi kasutatud, et siis selliseid asju tehakse ja teatud juhtudel on need päris häid tulemusi annavad. Sellisel juhul ma juba ütleks, et see mudel hõlmab juba mittespetsiifilist osa, kuigi meil iga molekul on välja joonistatud solvendimolekul, on juba laias laastus tegemist mittespetsiifilise solvatatsiooni modelleerimisega siin.
Ja tulemegi siis nüüd mittespetsiifilise solvatatsiooni juurde ja see on siis selline osa tänapäevasest kvantkeemiast, kus enamasti kasutatakse dielektriku mudelit, mõiste on kontiinum selles mõttes, et ta on siis pidev. Tal ei ole molekulaarset struktuuri, selles mõttes see mudel ei ole nagu füüsikaliselt korrektne, et meil on siin meie molekul, mida me arvutame siin eraldi koosnevana tuumadest ja elektronidest ja siis selle ümber on mingi piir ja nüüd, mis siia väljapoole jääb, on selline homogeenne ollus. Ja on siis tüüpiliselt eeldatud, et ta siis käitub kui dielektrik ehk siis mitte metall. Seda on füüsikaliselt siis, see vastab paremini tüüpilistele lahustitele. Muide vesi näiteks on ka väga halb elektrijuht, kui ta on puhas. Et metallist on siin tõesti asi ka kaugel. Et on siis mudelites tavaliselt mingisugune piir või õõnsus, mille sisse paigutatakse see kvantkeemiliselt modelleeritav molekul ja millest väljaspool siis meil nii-öelda kvantmehaanika asendub siis klassikalise elektrostaatikaga. On siis selline tegelikult just klassikalise elektrostaatikast pärit siis lähenemine, Unsageri mudel, mis siis eeldab, et see õõnus omakorda on sfääriline. No molekulid ei ole tihti sfäärilised, teate seda isegi, aga selle jaoks on siis võimalik kõik need võrrandid lahendada analüütiliselt. Ka veel ellipsoidse õõnsuse jaoks siis on võimalik nad lahendada analüütiliselt. Ja tekib alati praktiline küsimus, et millise raadiusega see õõnsus siis on. Me üldiselt ei taha, et elektronpilv märkimisväärselt sellest õõnsusest välja läheks, et püütakse seda paigutada sinna, kus elektronitihedus on juba piisavalt madal. Kui madal on piisavalt madal, on jällegi niisugune iluvaataja silmades teema. Aga selline mudel siis on selline kõige primitiivsem, aga ta töötab lihtsate molekulide korral isegi üllatavalt hästi, kui selle raadiuse valikuks on siis ka sobilik algoritm leitud. Ja kuna on öeldud, et ta on dielektrik, siis piisab põhimõtteliselt selle solvendi kirjeldamiseks ühest arvust, mis on siis tema dielektriline läbitavus. See on see suurus, mis läheb igal pool Coulomb'i seaduses ja kus ta meil kõik sisse läheb. Meil on vaakumil epsilon 0, eks ju, ja siis on meil epsilon, mis siis näitab, kui palju meie aine erineb vaakumist. Ja põhimõtteliselt siis Unsageri mudeliga arvutamiseks on vaja programmile lisaks sellele, et tellida see mudeli nii-öelda lisamine sinna süsteemi ainult kahte arvu, õõnsuse raadiust ja epsiloni. Et selles mõttes hästi lihtsa sisendiga ja saab juba mingi lahenduse siis selle molekuli käitumisele solvendis. See võib mõjutada geomeetriat, see kindlasti mõjutab energiat, see võib mõjutada dipoolmomenti. Et tegelikult see on üllatavalt mitmekesine selle mudeli primitiivsusele vastamata. Ja ajalooliselt siis selline termin on kasutusel self-consistent reaction field. See on siis self-consistent field, eks ju, ja siis see reaction mitte keemilise reaktsiooni, vaid sellise füüsikalise tagasimõju mõttes siis nii-öelda vastureaktsioon selle molekuli esinemisele seal õõnsuses. Ütlen kohe etteruttavalt ära, et Gaussian on selle termini natukene jälle kaaperdanud ja nad kasutavad seda võtmesõnana kõigi solvendi mudelite jaoks, mitte ainult selle Unsageri mudeli jaoks. Et see mulle ei meeldi, aga niimoodi on Gaussianis need võtmesõnad kokku pandud, et ärge ennast sellest segami minna laske, et kellel siin oli solvendi mudel, oli vist ühes või kahes ainetöös sees, et siis see võtmesõna Gaussianis ongi just SCRF, aga see hõlmab ka kõiki järgnevaid mudeleid, mida me siin selles peatükis vaatleme ja veel mitmed, mida me siin ei vaatle. Nii, nüüd järgmine samm nende mudelite täpsuse ja realistlikkuse tõstmisel on siis öelda, et see õõnsus järgib molekuli kuju. Eks ta ei ole mitte kerakujuline õõnsus, vaid ta siis omandab selle molekuli ümber nii-öelda mingi tihedamalt teda siis järgib.
Selle puuduseks on see, et nüüd ei ole enam analüütilist lahendit nendele elektrostaatilistele võrranditele ja kasutatakse numbrilist integreerimist. See pind jagatakse paljudeks väikesteks tükkideks. Muideks, kui teil on kunagi asja siia minu kabinetti juurde 4. korrusele loodusteaduste majas, siis mul on siin minu enda postdoci aegadest üks plakat väljas, just nimelt natuke sai sloti mudelitega tegeletud ja seesama pinnatükkideks jagamine ja elektrostaatiline väli kenasti värviliselt modelleerituna on võimalik siin ka vaadata neid pilte. Tüüpus kunagi need failid üles otsima, saaks ka neid siin demonstreerida, aga praegult on nad siis mul ainult paberile tükituna siin väljas. Neid mudeleid on jällegi erinevaid. Meil on siis siin 2 sellist põhilähenemist on PCM ja Cosmo. Muideks, nendega seoses on selline huvitav seik. Need mõlemad töötati välja kusagil 90. aastate alguses eelmisel sajandil. PCM-ist Piisa linnas Itaalias, Cosmo Saksamaal, hetkel linn ei tule ette. Ja hämmastav on see, et kuigi nagu võiks arvata, et teadus areneb nii, et autorid loevad üksteise kirjutisi ja siis arendavad sealt midagi edasi, siis siin suutsid 2 teadusgruppi töötada niimoodi, et nad vist ligi 10 aastat ei olnud üksteise tööst teadlikud. Ma ei tea, kuidas see asi võimalik oli, aga kuna ma ise ka just nimelt selle temaatikaga tegelesin, siis seda oli päris huvitav jälgida, et üksteisele ei viidanud ja ma vist peaaegu nägin pealt seda, kui ühe neist gruppidest juht sai teadlikuks teisest mudelist ja suured silmad tegi, et selline asi olemas on, et see ei olnud mitte mingi vaen, vaid see oli pigem ignorantsus või kapseldumine, mida sellise üldise teaduskirjanduse leviku ajal tundub hämmastav, et selline asi aset leidis, aga olen seda peaaegu et oma silmaga pealt näinud. Need mudelid on suhteliselt sarnased, lisalt sõltumatult välja töötatud, seetõttu mõned lähendused ja mõned lähenemised on erinevad. See Cosmo on siis sellise mehega nagu Andreas Klant, keda mul on ka isiklikult tunda. Ja siis ta on ka hea müügimees, üks väheseid inimesi kvantkeemias, kelle puhul ma tean, et ta asutas oma firma ja suutis sellega üsna jõukaks saada. Põhiliselt siis arvutamisse nii tarkvara kui teenuse müügiga. Et tema siis arendas seda meetodit edasi siin või hulka aastaid. Siin on meil Cosmo RS, mis on vist ainult kommertsiaalselt saadaval. Kuigi Klant alati väidab, et kõik on publitseeritud ja võtta kätte ja kirjutage programm, aga praktikas ta on vist niivõrd tülikas, et ma ei tea, kas keegi on sõltumatult seda üles programmeerida võtnud. Igal juhul siis need meetodid kasutavad lisainfot solvendi kohta, lisainfot selle molekuli kohta ja see Cosmo RS on igasuguseid konkursse võitnud, muide ka kvantkeemias tehakse vahel selliseid konkursse, pannakse mingi, kas siis selle konkursi korraldajate poolt mõõdetud või muidu kusagil väga nurgataguses kohas publitseeritud andmeid ülesse. Või küsimusi pigem arvutage see ja see suurus, tegelikult on eksperimendi tulemus teada, vähemalt nendele väljakuulutajatele, aga ta ei ole väga kättesaadav või avalik. Ja erinevad grupid siis püüavad piiratud aja jooksul, mingi mõni kuu, siis võimalikult täpselt need eksperimendi tulemusi ennustada ja siis tüüpiliselt tehakse sellest mingisuguse ajakirja erinumber. Neid gruppe on tihti päris mitu, kes üritavad siis seda tulemust saavutada. Igaüks kirjutab selle teadusartikli kujul ülesse, kõik avaldatakse koos ja koos kokkuvõtva artikliga, mis võrdleb neid omavahel ja näitab, milline mudel siis kõige parem. Ja tüüpiliselt need Cosmo RS-i seltskond on nii mõnegi korral neid konkursse edukalt võitnud, et neil on seal terve hulk veel
lisameetodeid, mida nad siis kõik kasutavad. See on muidugi lühend, nagu tänapäeval tihti kombeks on, lühend sätti ja tagantjärele mingisugused sõnad. Nii et see on conductor-like screening model. Nii, et siis Cosmo RS-i meil jah, sellisel kujul Gaussianis ei ole, aga ta on suuteline interakteeruma siis selle firma tarkvaraga, et seda kasutada, aga meil seda siin kohapeal võimalust ei ole. Siis on üks terve suur grupp solvendi mudeleid, mis siis on poolempiirilised, ehk nad sisaldavad eksperimendi andmetest leitud parameetreid. Ja see on sama Trular, kelle nime me juba siin kohtasime tihedusfunktsionaalide kontekstis ja tema kolleeg Kramer mõlemad siis Minnesotas töötavad. Ja nende siis solvendi mudelid kannavad mitte väga fantaasiarikast tähist SM solvent model ja taga on siis number, tänapäeval juba on tihti ka mingid numbrid 6.2 ja sellised alamversiooni numbriga, et sellised on terve seeria välja töötatud ja selle aluseks olev füüsika, ma ei ole siin seda lahanud, aga ta läheb mõiste anda generalized Born model. Born siis ka üks füüsik siit 20. sajandi esimesest poolest, kes elektrostaatikaga tegeles ja need algoritmid lähevad neil üha üldisemaks ja üha keerukamaks. Esimesed olid seotud konkreetse kvantkeemilise mudeliga ja vist ka konkreetse solvendi ehk veega. Siis uuemad on universaalsed nii molekuli kui meetodi kui solvendi valikul. Nüüd see oli see elektrostaatiline pool. Nüüd sellega meil asi ei piirdu. Tegelikult on meil paar liiget veel, aga neid on suht lihtne arvutada ja tarkvarad teevad selle töö teie eest ära. Nimelt, kui me lähtume, et meil on homogeenne mulluslahusti, dielektrik, siis selleks, et see molekul sinna sisse viia, me peame selle vaakumiga õõnsuse sinna tekitama. Ehk solvendi molekule üksteisest eemale nihutama, mingi tõmbejõu ületama ja seda nimetatakse kavitatsiooni energiaks, õõnsuse tekitamise energiaks. Ja teine asi, jällegi nii nagu meil DFT ei arvesta dispersiooniga, nii ka need elektrostaatilised ei arvesta siis elektronide korrelatsioonist tingitud dispersiooniga. Ja nende mõlema jaoks üllataval kombel on siis olemas klassikalisest füüsikast, üldse mitte kvantfüüsikast, siis pärit lähendused. Ja neid on suhteliselt, kõik on suhteline, aga suhteliselt lihtne siis programmeerida ja arvutada. Erinevalt siis veel poolempiirilistest ehk Krameri Trulari mudelites on need parametriseeritud juba sinna ka siis sisse. Kui lugeda selle ala kirjandust, siis tegelikult neid liikmeid, mis mõjutavad meil siis solvendi ja lahustunud molekuli vastastikku mõju on veel terve rida. Need summad on alguses päris pikad, aga tavaliselt ülejäänud efektid on nii väikesed, et nende varasemate osade ebatäpsused on suuremad. Meenutan, et veel kord seal on mingid õõndused, need õõnduste raadiused, dielektrilised läbitavused, nende hinnangud tihti, et seal on kohti, kus on ebatäpsus suurem, nii et need mõned väiksed lisaliikmed jäetakse enamasti lihtsalt arvestamata. Ja kui te tahate avaldada tulevikus ka mingit soliidset arvutustulemust, tahate, et see oleks eksperimendi andmetega võrreldav, siis üldiselt peaks ta solvendi efektide arvestust sisaldama niimoodi või teistmoodi. Või siis peate välja vabandama, miks te siis solvendi efekti ei arvestanud, miks te usute näiteks, et kas ta taandub välja, ütleme, et tähtainete produktide solvendi mõju on identne, selle tõttu ei ole põhjust arvestada. Ma arvan, et see põhjendus, et ei viitsinud, ei raatsinud, oli liiga kallis, eriti ei päde, arvutusaeg ei lähe oluliselt suuremaks, võib-olla mõnikümmend protsenti tuleb selle pealt juurde. Et selle koha pealt nagu selliseid suurtemahulisi lisasid siin ei tule.
et meie oleme siin ka, kas või tudengid oma magistritöödest tavaliselt, doktoritöödest rääkimata, ikkagi oleme solvendi efektidega arvestanud. Siin on terve rida nüansse, kuidas arvestada nullvõnkumiste energiat korrektselt ja siin on veel paar nüanssi, millega tuleb arvestada, et kui te jõuate võib-olla kunagi ka sellisesse staadiumisse, et tahate publitseerida tulemusi, siis ma soovitan natuke lugeda veel selle koha pealt juurde või tulla minuga seda asja arutama või mõne muu pädeva kolleegiga, et seal selliste standardvigade otsa mitte sattuda. Et selline siis praegu see teema. Nii, ja need olid siis tänased 3 teemat. Loodan, et vaatate need ära enne, kui järgmisse loengusse tulete. Ja siis on meil üks täispikk loeng, mille aeg võib-olla läheb natukene üle. Vaatame siis, kuidas me need alles jäänud 3 teemat sinna mahutame. Aga tänaseks tänan kuulamast ja kohtumiseni.